Tere, mina olen Merili ja mina olen Ene-Li. Me õpime toitlustusteenindust ja asume Põllu tänava Tsipla ees. Ja mis me siin teeme? Meil on plaanis teha kanarisotot köögiviljadega ja 2 sorti kooki. Šokolaadikook ja kärbalekook. Kas lähme sisse? Siis kõigepealt näitab, kas me risotto. Risotto valmistamiseks kasutame risottoriisi, tükeldatud karantineed, sibulat, riidetud juustu, küüslaugu ja veini. Ja kõigepealt siis tükeldame sibula ja hakime küüslaugu. Kõige kergem on küüslaugu puhastada ja hakkida niimoodi, kui sa vajutad noaga lapiti küüslaugu peale. Jõudu tuleb kasutada, siis tuleb koor siit väga hästi lahti ja ongi küüslauk puhastatud. Samuti sa võid veel kord pressida seda veidikene laiemaks noaga, siis on ka parem seda hakkida. Oleneb, kui suuri tükke soovid küüslaugust, seda rohkem hakid, mida peenemalt soovid. Meil on sibul ja küüslaugu tükeldatud ja paneme need siis kuuma vanni peale ja praame neid nii kaua, kuni nad muutuvad klaaseks. Sibul ja küüslauk on meil nüüd klaasis ja lisame riisi. Ja riisi kummutame, kuni see on läinud pehmemaks, aga ta ei tohi minna pruuniks. Ülesuselt nagu imelikuks. Ühesõnaga, meil on riis pehme. Ta on natukene värvi muuta, aga ta ei ole pruun. Ja siis lisame, aluks ma lisan 1 klaasi veini igaks juhuks. Pärast on liiga kange ja siis on lõbu. Võina arustab ära. Mina või odavalt rohkem lõbus. Nüüd see vein on riisi sisse imendunud, lisame ka 2 klaasi. Nüüd on kana vanni peal ja tuleb vasti see pruuniks, et lisada maitseained ja 10 minutit enne plaadimise lõppu tuleb lisada ka külmutatud köögiviljad. Kui kanapine sai valmis, lisasime selle köögiviljad. Nüüd, kui see on suke mõnusalt köögiviljad mõnustused ära, sulanud kuumaks puutuvad, siis valame selle kõik kokku kupatsis ja riisi juurde ja kõige lõpus paneme riidetud juustu peale. On ju kaamera peal näha, kuidas see kõik teeb. No aga maitset ei ole ju kaameras näha, selles asi ongi. Meil seal teid vaja oligi, et meil teie maitses. Muidu kui teid ei oleks tahtnudki siia. Ma ei ole õiget risotot söönud, et ma ei tea. No siis kirjeldatagi seda. Risotole selle lõpp maitse annab kangest. Alustame tegemist koostöös ja juurde ära vikerkaardi ja selleks siis valmistame spiirlaine ning pärast läbimine siis vastavalt vajadusele. Mina juba alustasin siin munade kaussi löömisega, et need kõvaks vahustada. Ja siis spiirlaine valmistamiseks kasutame siis kõiki asju ühepalju ehk siis 6 muna, 600 ml suhkur ja 600 ml jahu. Taines meil valmis, jaotasime muude kaussi enam-vähem võrdselt ära, nii kui kõik me värvime. Ene võtab praegu ühes värvi, siis ma teen kollasest ja punasest keeltoidu värvist teen kokku oranži. Ma vähemalt üritan teha.
pagastada siis. Ja mis pildi toimub, mul on oluline see, et ei tohi väga palju segada, muidu see konsistents vajub ära, et ta ei ole nii kohe. Et siis oranž, muidugi hästi seda näha, ikka ilus ja tavaline. Ja samamoodi teeme siis ka ülejäänud ääres, teeme nüüd juurde lilla, kollase, punase ja sinise. Et siis meil on kõik värvid lähitud ja paras aeg on panna see tainas siis vormi. Küpstame iga tüüpi eraldi ja kuskil 175 kraadi juures, niikaua kuni siis see hamburg ei jää taina külge kinni. Ja räägitakse, et tuleb määrida kokku vormi võiga, siis me kasutame seda spreid, mis on siis spetsiaalne toidu pihustatav määride emulsioon ja saab igal pool kasutada nii pannide peal, pannikokke tehes kui ka vormide sisse. Ja vormidesse nagu pihustamisel või selle võiga on eelis see, et see läheb igal pool laiali, ta läheb siukse praudisse ja kui võiga määrides võib võid ja teeme ühtlaselt, siis spreiga sai juttu. Ja siis paneme vormidesse. Ja kahju. Eks meil on nüüd kihid valmis ja iga kihi vahele peab natukene koogipakreemi. Tähte tuleb seda. Ja me kasutame alma, vanilli, koogipakreemi. Kohe lihtsalt ilus. Karistuseks läheb meil koogi peale Katjesi purestusest koomid, mis on ka veidikene hapud. Ja äärtesse me paneme, ma ei tea, mis selle nimetus on. Jäätse puru ja see on kirju suhkrupuru.
Tükkelda väga usaigi. Tere, mina olen Eneli. Miks mulle see nimi meeldib? Tule tagasi. Mulle perib. Okei. Tere. Oota. Kugun ennast. Tere, mina olen Merili. Ja mina olen Eneli. Me õpime toitlustust teenindust ning asume Põllu tänava kutseka ees. Ja mis me täna tegema hakkame siin? Täna meil on plaanis teha kerge kanarisoto köögiviljadega. Ja magustage. Ma ei saa vaata teda, ma teha! See oli minu... Kus minu lusikas on siis? 1, 2, 3, 4, 5. Ma siin 6 lusikat. Okei, vaata. Oh, aio! Ma tean, ma sain sega seda. See on minu! Pane sinist või midagi juurde. Ja kui räägitakse, et formitud määrida võiga, siis meie kasutame selleks spreid, mis on ostetud Balkanilist. Ehk siis teeme väikest reklaami, et soovida saada, et sellega on hästi hea seda pritsida. Et ta laseb siin sisse täpselt sinna sisse ja kaugelt. Ja see nagu kõik alustab, noh... Ma ei ladet seda! Sega. See on kinni peal. Ma ei saa välja! Janne, kuidas me teeme, et Liis on veits pehmem siin juba? Põhimõtteliselt me võime seda kohe veidi teha, ta imab nagu nii. Veidi maha teha. Nüüd võiks veidi ära panna. Las natuke üle teha olla. Äkki ma tahtnud olla. Mis nüüd? Ja nii palju ei saa. Ma hakkab vast pruunis nõuga. Pane see. Aga ma segan, ma kogu aeg ainult kaartesse. Ma võin alati läbi tööle. Kus tegid? Tooretada. Juba ujub veel. Ta on nagu käretis. No ei. Kus on ta? Mulle või? Ma ei tea. Ma saaks vaba. Tegelikult see on väide, mis tuli välja. Aga risotto põhimõtteliselt ongi valmis, kui ta köögiviljad ära puistab. Ma võin nii panna. Ära pane, mis on viimata. Kana! Seda segamine ja siis vaatame välja. Palju pane? Ta juba pani.
maitse. Ainult parmesan juustu. Mina ka ei liivi. Aanessi. Kõva. Tuleb ei liivigi. Ma mõtlesin, et ma kunagi tõin, et ega parmesan ei ole midagi. Ja just nii. Tuli otsisse. see riivi kohal, seal koti kohal. Ei taha seda sinna võtta küsida. No noored kokad, palju on kannafilee suumtöötlemiskava protsent filee? Mulle ei ole öeldud. Tark raamat teil üldse ei räägi selle teemal. Kas ma kuvatarkast raamatust saan? Sa oled nii väiksega või? Sest Ma tegin kaks suurema. Aga tee! Riivi. Ma pean hakkama ära minema vast. Vaitsestada. Aa jah. Ära seda filmi nüüd. Loola. Tipati päeva. Võib-olla. Kanal maitsest ära. Ei. Kanale panime soola tipataga muutudega. Mul on meie. Kas sa ei tea? Tahaks nagu midagi. Mis sa panid? Noh, oota. Juba filmid või? Ta ei olnud kohe siis nii välja. See on üldse huvitav, kui tead juba filmid. Okei. Nüüd seda Reklaami. Ma võin teha. Sina väga räägid. Oota nüüd, siis pane seda. Pane maha, pane seda. Pidab. Pane seda, sa räägid. Näiteks ikka üks läheb. Et siis me pärisime ära need taimad. Räägi uuesti, mu käisi. Siin on kõik veel vahel. Kas nüüd kogu piima välja võtta, kuhugule nõusse panna, see on nagu mugavam. Hakkate otsa laskma? Jah. Veel ka või? Jah. Kus see on? Väga selle. On, muidu. Ei ole. Las ma tooks. Ära söö. Kus sa kogu veeni panid? Sulge nagu neljased oleks. Nüüd on. Häälekontroll, 1, 2, 3. Küll proov. Heliproov, 1, 2, 3. Aina igasugu pudipadi pähe tuleb taguda meil koolis. Ole kusagile põgeneda paganama pedagoogi eest. Karisu valisid abelus irjas, mõni paberiga mõni olgu peas, aga vanemana seda pole vaja, see